vaatamas Quintota randa, nagu te näete, vaade on imeline siin. Väljas on 33 kraadi sooja, päike kütab, kõik need päiksekreemid on peale pandud, kõige tugevamad. Aga rand asub ise muidu umbes 4 kilomeetri kaugusel koolist. Ja vaade on siin tõesti imeline, et see rand on siis kaetud suurte kividega ja natuke sealpool saab ujuda, aga siin siis pigem sihuke vaate nautimine ja jalutamine. Ja seal taga saate näha siis hotelli, et kui keegi soovib siia tulla reisima, siis seal on võimalik ööbida. Aga ega midagi, lähme naudime vaadet siis. Kohe siseneme siis Goal Forti. See on Goal Forti väravatest üks ja seal üleval on Briti sümbol. Kunagi oli siis Goal Fort, või üldse kogu Goal linn oli kunagi siis hollandlaste käes, siis oli brittide käes ja siis kui ma nüüd õigesti mäletan, 1978 Sri Lanka oli siis kool, Sri Lankalased võtsid kooli uuesti üle enda kätte. Aga seal üleval oli siis jah, see Briti sõjaväe sümbol. Kõnnime Suneti ja Rometiga Goal Fortis. Goal Fort on Goal linna vanalinn ja nagu ma enne ütlesin, siis Suneti vanemad elavad ka koolis ja nende kodust on Goal Forti umbes 700 meetrit. Goal Fort on siis ümbritsetud merega ja hetkel suundume Lighthouse'i ehk siis valgusmajakas või ma ei tea, kuidas seda täpselt, praegu ei tule meelde, kuidas täpselt eesti keeles kutsutakse, aga see siis varsti näitab, milline see siit välja näeb ja siis teeme üldse siin väikse tuuri. Vanast ajast on siin ka siis siuksed kahurid. Seal on üks ja siin on teine. Et sellega siis kaitsti kunagi kindlust, kui laevad tulid, vaenlaste laevad, siis siit tulistati laevu. Romet magab siin päiksevarju all ja et mitte kõik ei arvaks, et ainult kogu aeg magab, siis tegelikult me väljas käimiseks enamasti valimegi aegu, kui Romet magab, siis on rahulikum ja tal on parem uni ka, kui ta ringi liigub, kui see, et ta lihtsalt toas voodis magab. Ja Sunet. Siin on siis ka tuk-tuk
millega mina olen elus ainult ühe korra sõitnud, sellepärast et Sunetile ei meeldi tuk-tukkidega sõita. Aga tegelikult ausalt öeldes seal oli üpris palav sees sõita, et väga ei igatse ka sellega sõitmist. Ja siin siis on see Lighthouse. Nüüd edasi siit, siis Lighthouse'i taga, siis seal on meri, kus saab ujuda. Et turistid seal väga ujumas ei käi, pigem käivad kohalikud seal ujumas, et turistid külastavad teisi ujumiskohti, mida ma ka hiljem näitan. Aga siis nüüd näitangi, kus siin ujumas käiakse. See on siis ujumise koht siin, kus saab ujuda. Ja ujudes on siis vaade Lighthouse'ile. Hetkel kõnnime siis pool Forti vanalinnas sees. Siin on enamasti restoranid ja ettepoed. Hinnad on siin üpris krõbedad võrreldes siis väljaspool olevate hindadega. Roomet tunneb ennast hästi, kuna päike enam ei paista, aga õues on ikka 30 kraadi sooja. Aga praegu siis suundumegi Suneti kunagise kooli poole, et näitan, kus ta õppis kuni 12. klassini. Sellised näevad välja siinsed ehtepoed. Väga populaarne on see väike sinine kivi, et kui ma esimest korda Sri Lankale tulin, siis Suneti isa kinkis mulle nendest sinistest kividest käevõru. Roomet ei ole enam nõus oma toolis istuma, tahab ringi vaadata. Süles on alati parem olla. Roomet, kuidas sa tunned ennast? Kas läheb hästi? Tšau, tšau! See on Suneti kunagine kool, kus ta õppis kuni 12. klassini. All Saints College. Tegu on siis poiste kooliga. 50 meetrit eemal on tüdrukute kool. Ja siinses haridussüsteemis ei ole ette nähtud lõunat, ehk siis ema tegi iga päev lõuna ja tõi selle kooli, et laps saaks süüa sooja toitu. Ja kui kool oli esmaspäevast reedeni, aga laupäev pühapäeval käidi eraõpetaja juures veel tunde lisaks võtma, et laps saaks parema hariduse. Et siinses süsteemis on väga oluline rõhk lasteharidusele. Lisaks sellele, et Suneti õde Dushani on koolis tantsuõpetaja, on ka tal oma tantsuakadeemia Dushi Dancing Academy. Ja täna tähistavad nad oma tantsuakadeemiaga siis uusaasta pidustusi. Sri Lankal tähistatakse uusaastat 14. aprill ja täna 9. aprillil ongi siis siin Kool Fortis tantsuakadeemia pidu. Kokku on tal siis 40 õpilast.
Minu lemmik ujumispaika Jungle Beach'is. Jungle Beach on umbes 3 kilomeetri kaugusel Coal Cityst ja ranna nimi Jungle tuleneb sellest, et tee sinna viib läbi metsa. Aga seal on sellepärast mulle meeldib ujuda seal, et seal saab olla varjus puude all ka, et ei ole laus päitsega. Welcome to the paradise. Romet naudib sooja ilma. Kuidas teile meeldib rannas, härra Romet? Kõik hästi? Kas lähme vette? Paneme jalad vette? Paneme jalad vette, jah? Väga mõnus. Mul veab sellega, et Sunetil nagu niigi väga ujuda ei meeldi, siis ma saan ujuda tema vallo plastniga. Ja samuti talle meeldib varjus istuda nagu niigi, sellepärast et päikest ta enam ei vaja. Keha on juba jumekas